Tere ettevõtlik noor, kes sa soovid teada saada rohkem ettevõtlusest. Minu nimi on Astrid Maldre ja ma olen Swedbanka väikeettevõtete segmendi juht. Täna me räägime tunnis, mis on ettevõtlus, millised on ettevõtja isikuomadused, kuidas alustada ettevõtlusega ja kuidas probleemi valideerida. Ning lõpuks annan juhise, kuidas ettevõttega päriselt algust teha. Mis on ettevõtlus? Ettevõtlus on eneseteostuse võimalus, kus sa lood ettevõtte, et müüa tooteid või teenuseid. Sa võid teha seda üksi või grupi inimestega, kellega sul on sarnane visioon ja soov. Ettevõtluse eesmärk on toota omanikele kasumit. Ettevõtlus on riski võtmine ja selleks peab olema ressursse, aega, raha ja teadmisi. Ettevõtlus on majanduse mootor. Majanduse mootor tähendab seda, et ettevõtlus loob meile töökohti, aitab edendada innovatsiooni ja suurendada majanduskasvu. Ettevõtlus täidab ühiskonna vajadusi, pakkudes erinevaid tooteid ja teenuseid. Suur osa riigi tuludest laekub maksudest, mis tuleb ettevõtetelt. Näiteks käibemaks, sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksud. Need lähevad kõik riigi eelarvesse, kust rahastatakse avalikke teenuseid nagu haridus, tervishoid, infrastruktuurid, ehitatakse teid ja koole. Ettevõtja roll ei sobi igaühele. Ettevõtjal on kindlad isikuomadused, mis aitavad tal olla edukamad. See tähendab seda, et kui sa oled loov, siis sa oled valmis võtma ka rohkem riske. Sul on suurem tegutsemistahe ja sa oled enesekindlam. Sa tahad võtta vastutust, sul on suurem saavutusvajadus ja kõik ebaõnnestumised on sinu jaoks kui õpitunnid. Kui sa soovid alustada ettevõtlusega, siis kõigepealt tuleb leida probleem. Probleem, mis on sinul endal, mida sa soovid lahendada, või sul on hobi, mida sa saaksid muuta äriks. Järgmine võimalus, ehk siis kolmas, on innovatsioon. Sa tahad muuta midagi, mida täna lahendatakse ühtemoodi, innovaatiliselt, kuidagi teisiti. Ennem ettevõttega alustamist tuleb läbi mõelda oma probleem. Does anybody care? Can we make money? Ja can we do it? On innovatsiooniprotsessi osad, mis tuleb just selles järjekorras läbi teha. Does anybody care hõlmab seda, et sa uurid oma sõpradelt tuttavatelt, kas neil on täpselt samasugune probleem, nagu sina oled tuvastanud. Kuid kuna sõbrad ja tuttavad tahavad ikkagi meelepärase vastuse sulle anda, siis sellest ei piisa. Tegelikult sa peaksid küsima inimestelt tänavalt, tanklast, kaubanduskeskusest või sealt, millega see probleem seotud on, kas neil on see probleem, kuidas nad seda probleemi täna lahendavad ja kas see on nende jaoks põletav probleem, ehk siis neil on valuvaigistit vaja või see on vitamiin, ehk siis nice to have probleem. Kui sa oled selle kaardistuse ära teinud ja aru saanud, et see probleem on päris ja sellega tasub edasi minna, siis järgmisena on vaja aru saada, kas selle probleemi lahendamisega on võimalik teenida ka raha. Can we make money faasis tuleb aru saada, kuidas täna probleemi lahendatakse. Kas inimesed teevad seda näiteks käsitööna? Kas nad juba maksavad mõnele konkurendile? Ehk siis sa pead aru saama, mis on turul olemasolevad võimalused antud probleemi lahendamiseks, kes on sinu konkurendid, millised on nende eelised sinu väljamõeldud lahendusest või millised on nende konkurentide toodete puudused. Ja sellest tulenevalt on sul võimalik aru saada, mida on turul vaja. Lisaks tuleb mõista, palju on nõus klient maksma antud probleemi lahendamise eest. Kui sa oled ka selle etapi läbinud, siis on sul võimalus kas edasi minna järgmisesse can we do it faasi või kui mõned vastused on ebaselged või vajavad täpsustamiseks, siis lähed uuesti tagasi
probleemi defineerimise faasi. Kas me suudaks seda teha? Ehk siis can we do it? Faas paneb paika, millised ressursid on tiimil endal, aeg ja raha. Millised teadmised on tiimil endal, millised tuleks sisse osta. Milline on minimaalne elujõuline toode, minimum viable product, ja kas see on teostatav? Kas see tiim saab sellega hakkama või on vaja kuskilt välist kompetentsi? Antud faasis tuleb aru ka saada, kas on regulatiivseid takistusi toote turule toomisel. Kui innovatsiooniprotsess on läbitud, siis julge peale hakkamine on juba pool võitu. Mõtle, kuhu sa tahad jõuda, milline on sinu North Star. Mõtle see suur eesmärk läbi ja alusta väikeste sammudega. Loo äriplaan. Ma soovitan selleks kasutada Alexander Osterwalderi ärimudeli lõuendit. Kui su kool pakub õpilasfirma programmi, siis haara sellest kindlasti kinni, sellepärast et sa saad aasta ajaga läbi teha kiirkoolituse ettevõtluses. Kui sul on olemas esialgne toode, müü seda, olgu selleks kohalik turg, koolilaat või interneti marketplace, korja klientidelt tagasisidet, et saada oma toote parenduseks ideid. Kui su toode hõlmab midagi digitaalset, siis kindlasti löö kaasa häkatonidel. Meil on väga palju erinevaid kiirendiprogramme Eestis, kes aitavad ettevõtluse edendamisele kaasa. Lisaks sellele, et küsida sõpradelt ja tuttavatelt nõu, siis tänasel päeval on võimalik kasutada AI abi. Võta AI-d kui partnerit, vestluspartnerit. Sa saad temalt mõtteid koguda, aga tema ei saa sinu eest otsustada, kui edukas on sinu ettevõtmine. Osterwalderi mudel on äriidee üks leht, mis aitab sul läbi mõelda oma äriidee kõik aspektid. Milline on see väärtus, mida ma kliendile pakun? Kes on see minu klient? Kuidas minu toode jõuab kliendini? Kas ta saab seda tellida pakiautomaati? Kas ta peab minema sellele kuhugi järgi? Või toimetan selle ma ise temani? Kuidas ma saan kliendi suhtlust hoida? Ma saan temaga esmase kontakti, aga edasi, kui ma tahan tema käest tagasisidet küsida või tema tahab minu käest midagi küsida. Kust tuleb raha? Mis on see toode ja teenus, mille eest päriselt klient on nõus maksma? Ja kuidas ta saab selle raha minuni toimetada? Millised on olulised tegevused, mida tuleb teha, et oma äri käimas hoida? Millised on olulised vahendid, mida ma vajan, et oma äri käima lükata ja käimas hoida? On see aeg, on see raha? Ja kes on need partnerid, kes aitavad minu äriideel edukalt lendu minna? Kellest sõltub näiteks tarneahel, kellest sõltub toote tootmine? Ja kokkuvõttes tuleb panna kirja, millised on kõik need kulud. Kui äriplaan on paberil juba valmis kirjutatud, siis ei olegi midagi muud teha, kui lihtsalt alusta. Vali omale ettevõtlusvorm. Eestis enamik ettevõtted on osaühingud. Seejärel tuleb välja mõelda, milline saab olema ettevõtte nimi. Seda, kas see nimi on ka lubatud, tuleb kindlasti kontrollida vastavas registris. Seejärel tuleb vaadata, milline saab olema ärivaldkond vastavalt EMTAK koodile. Kui su ettevõtte alustamisega on väga kiire, siis sa saad seda teha kiirmenetlusega e-äriregistris, mis võtab alla 15 minuti, mis on muide ka maailmarekord. Tavamenetlus võtab aega 5 tööpäeva ja seejuures on riigilõiv natuke väiksem. Osa tegevusalasid vajavad ka litsentsi, näiteks toitlustus. Kindlasti tasub see üle kontrollida ennem ettevõttega alustamist. Kui su planeeritav käive saab olema üle 40 000 euro, siis tuleb ennast registreerida ka käibemaksukohuslaseks. Siinjuures on oluline meeles pidada, et tuleb ka iga kuu esitada käibemaksukohuslase aruanne. Kui sa hakkad koheselt tööle oma ettevõttes, siis tuleb ka töötajate registris ennast arvele võtta. 3 soovitust tänasest e-tunnist. Esiteks, defineeri probleem
ja tee seda läbi innovatsiooniprotsessi 3 etappi. Teiseks, joonista maha äriplaan, kasutades selleks Osterwalderi mudelit. Ja kolmandaks, mine blog.swedbank.ee alustavate ettevõtete blogisse, kus on väga palju informatsiooni, kuidas oma ettevõtlusega alustada. Edukat ettevõtlust!